Mõistagi ei jäta kõrged energiahinnad puudutamata ka meie ujulaid ja spaasid. Esimene langeja, Pirita Top ujula, sulges uksed. Olümpiaregati eel ehitatud hiiglasliku täna pooleldi tühjana seisva hoone ülalpidamine on saanud sedavõrd kalliks, et ainsaks lahenduseks sai bassein veest tühjaks lasta ja spordikompleks tervikuna sulgeda. Ma näitena võin teile öelda, et eelmise kuu kulutulud olid 5 korda väiksemad kui kütte ja elektri kulu. Paraku ei olnud võimalik enam peale maksta. Kava kohaselt hakatakse hoonet järgmisel aastal renoveerima, et tulevikus see taas uues kuues avada, kuid seni seisab majad tühjana. Samas linna teises otsas Mustamäel elamuste spa kavatseb laieneda. Nimelt, spa praegusel õuealal avatakse aasta pärast Baltimaade ja Põhja-Euroopa esimene amfiteatri stiilis 150 istmekohaga kinosaun, kuhu on kavandatud kaasaegne kino- ja teatritehnika, nii et seni spaas korraldatud tavapärased vihtlemisrituaalid viiakse tulevikus uuele tasemele. Sauna vana rituaali käigus räägib sulle mingi loo. Selle loo taustaks on erinevad videod, tema koreograafia, liikumine, et sa 15 minutit tegelikult oledki lummatud sellesse showsse, samal ajal sa ka higistad, sa saad nautida sauna, ehk sa saad nii-öelda vaimule ja kogu kehale mõnusa elamuse. Spa sulgemisest igatahes Mustamäel juttu ei ole ja pole seda tõenäoliselt karta ka teistes Tallinnas või siin ligidal asuvates kaasaegsemates veekeskustes. Vähemalt nii lubab Viimsi, Grand Rose ja Meresuu spaasid ühendava spa-hotellide keti tegevjuht Hardi Kerde. Meie täna seda ohtu ei näe ja me oleme täiesti valmis talveks, me oleme valmis ka lahendusteks, mis täna meile pakutakse ja me kindlasti suudame oma uksed lahti hoida ja kliente vastu võtta. Olenemata üleüldisest elu kallinemisest paistab, et meie inimene on ikkagi sedavõrd reibas spa kasutajad, et valdav osa veekeskusest tulevad kallinevate energiahindadega ikkagi toime.